Saali korvpalli pildistamine on üks üksemaid kaameratel üks selline keerukamaid asju, kuna esiteks ei ole siin nagu nii piisavalt valgust, kui on nagu välispordiüritustel või kergejõustikul kuskil väljas. Ja teine asi, mis on see, et kuna siin on hästi palju lampe, siis nende see anti-flickering töötab kogu aega nagu selline, et kuskil näiteks Rakvere spordihallis oli nii, et seina peale oli näha, kus üks pirn põleb, on nagu roheline, teine on lilla ja siin see kaamera peaks selle anti-flickeringiga ilusasti ära võtma. Teiseks veel saab proovida, kuidas see 16 kaadrit sekundis nagu sellistes oludes nagu toimib, et kuna mul on olemas X2, siis temal sellise keerukamate valgusoludega läheb see pildistamine 14 kaadri peal kuskil sinna 12-11 peale. Vaatame, kuidas sellega nagu toimib, et kas ta suudab ikka nii ilusasti kõik ära võtta ja kas ta suudab ka neid kossumängeid ilusasti fookuses hoida, kuna korvpallis nad ei liigu nagu selles suhtes nagu otsejoones ei jookse nagu sportlane või mingi võidusõiduauto ei tule sulle otse sinu vastu, vaid nad liiguvad nagu pöörates, jooksevad ühe ümber, teise ümber ja see on see asi, mis kaamera nagu vahele ajab nagu segadusse ja tal pidi olema sügava õppega fokusseerimisprogramm, mis suudab sellest eristada ära selle, et see korksumängija, kas ta pööras nüüd nagu paremale, vasakule jooksist ette taha ja kui ta jälle muudab seda suunda, et kas ta hoiab seda ilusasti käes, et proovime, vaatame. Ja hoiabki inimese pead fookuses ja isegi selja tagant hoiab ta teda fookuses. Vahepeal, kui pea ära käob, nii kadus ära, tuli ette, võttis teise inimese fookusesse, aga ikkagi ta hoiab ilusasti selja tagant ka kasvõi. Aga vajutame siis siia inimese peale ja nüüd hoiabki. Ja pildistada. Ja pildistab vabalt. 20 kaadrit sekundis, ilus hästi ja mitte mingit probleemi ei ole. Natukene palju on seda. Nii, tegin esimesed pildid ära sellega, mis live views on. Ja kui ma võtsin ta nagu ilusti ette, siis vaadates siin pilte ei lähe ükski kord fookust. Inimene tuli ette, terav, kõik pildid on nagu teravad. Aga see ei ole ka nagu raske asi nagu teda fookuses hoida, et kuna ta on ühe koha peal, et ega see nagu keerukas ei ole hoida. Aga kuna ta on nagu 20 kaadrit sekundis suutnud ilusasti kõik nagu paigas hoida, on nagu väga muljetavaldav küll. Minu töös on üks oluline asju pilt kohe toimetusse ära saata. Varem oli mul lihtsalt kaameras võimalus pilt kokku kroppida, aga mul ei olnud võimalus seda pilti sirgeks keerata. Ja kui ma siin nurgas nagu pildistan, siis nüüd tagant taustalt on näha ilusasti, kuidas on pilt veidikene kõver. Ja nüüd ma saan ilusasti võtta selle ja keeratagi nagu natukene sirgemaks. Horisont paika, korras, vajutan okei, tehtud, vajutan salvesta fail olemas ja nii on mul korrektne fail, mida ma saan ära saata toimetusse. Tegin väikese slow motioni ka, lihtsalt huvi pärast vaadata, mis on. Ja kuna mul oli kaamera peale lülitatud C-log sisse, siis nüüd on võimalik filmida seda 100 freimi sekundis C-logis, mida varem või ei olnud mul X2-ga võimalik. Teine asi, mis ma kohe märkasin, on see, kui X2-l ma pidin slow motioni käima panema ja ootama, kuni õige hetkel läheb. Nüüd ma võin näpuga tõmmata lihtsalt ekraani peal rahulikult edasi ja sellega saan minna õige koha peale, mida ma slow motionis näha tahan, kas see tuli välja või mitte. Et see on nagu meeletu erinevus selle vana kaameraga. Kui me siin proovisime nüüd seda X3, siis ka Kalev Lilleorg pildistas siin mõnda aega sellise kombinatsiooniga nagu EOS R-iga, mis on peeglita Canoni kaamera või siis hübriidiks kutsutakse. Ja tal oli ees selline objektiiv nagu Sigma 105. Ja ta ütles, et see oli nagu selline väikene murekoht tekkis sisse, et kui ta vajutas nagu nuppu, siis see, mida ta nägi, oli juba tegelikult ära liikunud ja ta ei saanud seda nagu pildile. Ehk siis selle X-iga on nagu see rõõm, et kui sa näed seda hetke ja vajutad, siis on sul kohe see ka pilt praktiliselt olemas, et see reageerimisaeg päästikult vajutades on oluliselt kiirem.
mina nagu sellist asja kunagi ei olnud nagu proovinud, aga Kalev nagu proovis ja ütles, et sai sellest aru ja ütles, et nagu see Sigma 105 ees toimis sellega veel paremini ja kiiremini kui nii-öelda R-iga. Kossu mäng on saanud läbi. Minu esmamuljed sellest kaamerast on selles suhtes väga üllatavad. Mis mulle nii-öelda meeldivad, on näiteks seesama nii-öelda see uus fookuse nupp, mis on tegelikult veel mul natukene nagu harjumatu, et ma suudaks seda nagu liigutada nii, kuidas vaja on, et ta on nagu ikkagi teistsugune asi nii-öelda, mida varem kaamera peal polnud. Kõik muud asjad on siin täpselt samasugused, mis olid nagu X2-l, aga mis mind üllatasid näiteks oli see, et ma tegin mõningad videoklipid nii-öelda slow motionis ja seda andis filmida Sealogis. Varem ma tundsin nagu seda, et natukene oleks vaja nagu selle slow motionile juurde, siis nüüd sellega õnnestus ilusasti teha niisugust nii-öelda spordis slow motionit, mis oli nagu päris vägev. Teine asi, mis oli, vahepeal proovisin üle valja nii-öelda kaameral nagu seda fokusseerimist, et kus ta nii-öelda näo ära tuvastab, seda suutis nagu päris hästi teha, et ma jäin nagu üsnagi rahule. Aga tal on nagu veel see, et kuna ta tuvastab nagu pea ära, siis ta tuvastas ära inimese nagu pea tagant, et kui on kaks korvpallurit, üks ründab, teine kaitseb, siis ta võttis selle kaitse pea või kukla taguse võttis fookusest, ta ei võtnud nagu nägu fookusest, ta võtab ees oleva pea fookusesse ja selle peal hoidis. Et see oli niisugune asi, mida nii-öelda vist arvatavasti saab lihtsalt parandada sellega, et ma vahetan nii-öelda objekti ära, mida ta fokusseerima peab, et see ei ole ka nagu hullu. Kui ma pildistasin nii, nagu ma pildistasin oma vana nii-öelda X2-ga, ehk siis nii-öelda punkt ja 5 nii-öelda või 4 punkti nii-öelda ümbert, mis hoiavad veel fookus peal, siis sellega pildistamine nagu väga vinge, kuna tal on veel viidud need fookuspunktid laiemaks ja ma sain nagu täpselt hoida seda kossumänge, et nii-öelda fookuses. Ma kontrollisin ise seda olukorda ja selle kontrolli tabamusel ma arvan, et mul ei läinud ükski pilt fookusest välja. Et varem on olnud ikkagi see, et kui sa teed 10 pilti, siis tead, niisugune 1 või 2 ikkagi läheb fookusest välja, aga siin oli see üsnagi niisugune hea, et ma veel ise ei leidnud nii-öelda kaamerast pilti, mis oleks fookusest väljas olnud, et kui arvutis kodus üle vaatan, võib-olla leian. Kui selle kaamera andmed kõigepealt välja ilmusid, siis tekkis selline väikene nagu küsimus, et kas mul on seda kaamerat vaja nagu. Et ega tal nii-öelda palju megapiksleid juurde ei tulnud, tuli ainult 2 kaadrit sekundis tuli juurde, 14 pealt läks 16 peale, ei tunne väga, et nagu see 14 oleks vähe. Siis jutt alati käib kaamera või uue kaamera ümber sellest, et tal on nii-öelda uus hea fokusseerimissüsteem. Mõtlesin, no tühja ka, ega nüüd midagi nii revolutsioonilist ei ole. Tegelikult ikka on küll, et ta suudab ikkagi nii-öelda pead ilusasti siin Kossu platsil nii-öelda fookuses hoida, mis on kõige olulisem asi. Kui vahepeal nagu keegi nagu natukene nii-öelda nagu virises selle kallal, et oi Canoni nii-öelda videoandmed, need pole tead nii head ja ei sobi ja nii edasi, siis nüüd praegusel hetkel tundus selline, et Canon võttis kätte, tegi nagu selle video poole tegi niivõrd kõvaks ära, et see slow motionit, mida ma filmisin, saime filmida Sealogis. Et see on nagu päris hämmastav asi ja varem mul oligi tõesti nagu see, et osta see uus kaamera või mitte, kuna on olümpiale minek ka veel, siis mul ei ole kahtluski. See kaamera saab olema mingi fotokotis. Ja Taavi leidis omale telgi, kus magada, et arvab, et niisugune kõige odavam ja kõige parem variant, kus magada.